See video on üks väga lühike kokkuvõte kõikidest nendest asjadest, mis siin majas 4 aasta jooksul on minu poolt tehtud. Ma seisan endiselt tugevate kogukondade eest ja aina rohkem ka selle eest, et Eesti loodus hukka ei läheks. Et meil kaoks majandusel klaaslagi eest ja Eestist saaks peatöövõtja, mitte allhankeriik. Et Eestis ei ehitataks selliseid üüratusi nagu tselluloositehas ja Rail Baltica näiteks, mis laastavad Eesti loodust ja ei too meile ühiselt seda rikkust. Paljud inimesed arvavad, et Riigikogus tegelikult ei saa midagi ära teha. Mina võin teile tõestada, et isegi opositsioonis olles saab siin paljusid asju ära teha. Aga paljude asjade tegemiseks oleks vaja palju rohkem samamoodi mõtlevaid inimesi. Ausalt öeldes on siin tuliseid lahinguid peetud ja paljude asjade eest seistud. See nimekiri, mida siin teha on saanud, on ikkagi väga pikk. On mitu seaduseelnõud sisse andnud. Üks võib-olla, millest nii palju ei teata, aga organiseerisime minu eestvedamisel merenduse olulist tähtsa riikliku küsimuse arutelu ja see sai aluseks seaduseelnõune, mis siis lubab täna tuua Eesti laevad Eesti lipu alla. 4 aasta jooksul tegime hästi palju ettepanekuid koos Vabaerakonna fraktsiooniga, mismoodi seda Riigikogu paremini tööle saaks panna. Mismoodi saaks teha niimoodi, et palju tarku inimesi pääseks siia Riigikokku. Ehk siis, kuidas muuta valimissüsteemi, kuidas muuta Riigikogu kodu- ja töökorra seadust niimoodi, et asjad toimiksid ja nii edasi. Riigikogu peaks tegelema palju vähemate asjadega ja palju rohkem peaks olema otsustamist kohaliku omavalitsuse tasandil ja kogukondade tasandil. Ka selliseid seadusmuudatuse ettepanekuid on 4 aasta jooksul tehtud. Aga kahjuks ei ole need läbi läinud, sellepärast ringkaitse on siiski väga suur. Siit puldist olen ma pidanud üle 150 kõne erinevatel teemadel selle 4 aasta jooksul. Siin on tulnud rääkida Rail Baltica valesti aetud asjadest, tulnud kaitsta veebfondi eelnõud. Siin ma olen paljastanud ka need sekid, mis tõestasid, et politsei pealik oli ebaseaduslikult ostnud endale kõrvaklapid ja saapad. Siin on saanud kaitsta Eesti metsi liigse üleraiumise eest ja palju muud. Ma olin mitme toetusgrupi liige ja ka mitut toetusgruppi juhtisin ise, Riigikogu toetusgruppe siis. Üks konverents, mis siingi sai peetud, rääkis vabatahtlikest päästjatest ja mina juhtisin siseturvalisuse vabatahtlike toetusgruppi. Aga võib-olla kõige suuremat tähelepanu on saanud meie Kataloonia toetusgrupp. See on saanud ka rahvusvahelist tähelepanu, sest mitte kõikjal parlamentides ei ole Kataloonia toetusgruppe. Nii oleme me oma Kataloonia toetusgrupiga ka rahvusvahelise võrgustiku liige, kuhu kuuluvad erinevate parlamentide toetusgruppide juhid. Ja selle võrgustikuga me oleme korraldanud mitu kampaaniat ja praegu käimas olev kampaania räägib poliitvangide vabastamisest Hispaanias. Ehk et me kutsume Hispaania võime ja üldse laiemalt Euroopa avalikust tähelepanu pöörama sellele, et 21. sajandil keset Euroopat on väga mitu poliitvangi ja neid on vangi pandud lihtsalt selle eest, et nad lubasid oma rahval arvamust avaldada või korraldasid referendumi. Neid on ootamas
kuni 35-aastased vanglakaristused. Me loodame muidugi, et see asi nii ei lähe ja need väga veidrad vangistused ja kohtuprotsessid lõpevad positiivselt. Aga olin ka Tiibeti toetusgrupi liige ja 2 aasta jooksul sai kohtutud ka Dalai Lamaga, mis oli võib-olla ühed kosutavamad hetked selle 4 aasta töö sees. 4 aastast 3 möödus mul korruptsioonivastases erikomisjonis. See on huvitav, et väga paljud inimesed ei teadnudki selle komisjoni olemasolu enne minu tulekut siia. Aga meie paugutasime siin päris palju. Arsenali keskus näiteks tuleb mul kohe meelde üks pikem lugu. Autorolloga sai tegelikult Härma taluga kohe päris pikka perioodi. Ja lõpuks siia kõrvale sai loodud veel omaette uurimiskomisjon, mis oli Tallinna Sadama uurimiskomisjon. Tallinna Sadama uurimiskomisjoni raport on olnud üheks huvitavamaks allikaks uurivale ajakirjandusele, just nimelt nendele, kes on tahtnud rääkida ja paljastada poliitilist korruptsiooni. Me tegelesime ka kümnete ja kümnete riigihangetega. See on üks tõsine probleem. Ma saavutasin juba sellise professionaalsuse, et ma vaatasin ühele riigihankele peale ja ütlesin, et jah, loomulikult siin on omadele mängitud, aga kahjuks seadusandlus on selline, et seal toimis jokk-skeem. Korruptsioon on peitkuritegu, seda on jube raske tõestada, aga minu erilise tähelepanu all oli nõndanimetatud poliitiline korruptsioon, parteid, nende tagatoad, sealt johtuvad eelnõud, otsused, mis siin vastu võetakse ja ka kohaliku omavalitsuste tegevused, klanni, oma sõprade klannile mingite heategude tegemised ja nii edasi. Siin korruptsiooni erikomisjonis on päris raske mingisuguseid tulemusi saavutada ja me ei saagi selle tänase seaduse järgi siin kedagi karistada otseselt. Aga me saame väga palju tegelikult ära teha ainuüksi sellega, et me tõstame teema ülesse ja hoiame seda avalikkuse tähelepanu all, mille tulemuseks on kas siis avalikkuse hukkamõist või heakskiit. Üheks mu põhiteemaks on olnud ikka kogukondade eest seismine. Kahetsusväärselt vähe on täna veel Eestis tugevaid kogukondi ja väga kiiresti jookseb maa tühjaks umbes nii, nagu see saal siin on inimestest tühjaks jooksnud. Aga üks oluline teema, mille me algatasime Riigikogus, on metsateema. Me korraldasime olulist tähtsa riikliku küsimuse arutelu Eesti metsa üle ja kutsusime sinna Asko Lõhmuse ja Toomas Frey, sellised metsa tundmise korrufeed ja osundasime kõvahäälselt kõigile, et kui me samamoodi metsade laastamist jätkame, siis me jääme ilma meie kultuurile nii olulisest asjast nagu mets. Meie elurikkus väheneb väga kiiresti. Metsateema ei ole kaugeltki veel lõpetatud. Vastupidi, metsade eest ja nende laastava majandamise vastu peaks seisma veel jõulisemalt.
Selle ukse taga hoiti Eesti ajal riigi kõige salajasemaid dokumente. 4 aasta jooksul olen pidanud tegelema väga palju läbipaistvuse suurendamisega siin majas. Muuhulgas üritasime teha lobireeglid sellised, mis teeks seadusloomet palju läbipaistvamaks, palju arusaadavamaks ja palju ausamaks. Kahjuks need lobireeglid läbi ei läinud, aga võimalik ka selle tulemusena on täna protokollid komisjonidest palju paremad. 1 aasta 4 möödus mul siin Vabaerakonna fraktsioonis, seda fraktsiooni juhtides ja Vabaerakonda juhtides. Ma ei tahtnud enam peale seda 1 aastat edasi kandideerida ja ma sain sellest nii suure õppetunni, et ma leidsin, et tegelikult on vaja poliitika tegemiseks hoopis teistsuguseid organisatsioone kui vana, võib-olla isegi kompartei moodi eksisteerivad tänased parteid, mis on ühe ja sama mudeli järgi üles ehitatud. Parteides võivad olla toredad inimesed, aga need struktuurid ei lase nendel toredatel inimestel ja headel mõtetel tegelikult pinnale kerkida. Selle tulemusena me lõime koos mõttekaaslastega Elurikkuse erakonnad ja nendega me täna ka valimistel osaleme. See siin on Riigikogu suitsurõdu. Palju poliitikat tehakse just nimelt kuluaarides ja väga palju just nimelt siin samas suitsurõdul. Aga ühes asjas ma olen täiesti veendunud, et Eesti poliitika kõige suuremaks pudelikaelaks on Eesti parteid. Just nimelt need parteid on sellised organisatsioonid, kus toimivad mingisugused kummalised tagatoad, mingi väikesed grupid teevad otsuseid ja nii edasi. Ja kahetsusväärselt ma olen näinud ka seda, kuidas inimesed liituvad nende parteidega just nimelt isikliku kasu saamise eesmärgi, unustades ära suure mõtte või suure idee, mida poliitikas teha tahetakse. Just seepärast me tegime mõttekaaslastega Elurikkuse erakonna täiesti teistmoodi toimiva poliitilise organisatsiooni, sest olgem ausad, ega poliitikat ikka päris üksi ei ole võimalik teha, ikka meeskonnaga. Aga ühes ma olen täna veendunud, et siin majas tuleks teha palju vähem otsuseid ja palju rohkem anda otsustamisõigust inimestele, kogukondadele, kohalikele omavalitsustele. Ja kui see saab tehtud, siis see oleks üheks väga oluliseks sammuks, et me teeksime Eestist ühe mõnusa ja laheda riigi.